Aastal 2000 kutsus tollane välisminister Toomas Hendrik Ilves mind välisministeeriumi asekantsleri kohale eelkõige just tegelema NATO suunaga, see täpsemalt siis aitama kaasa NATO suunas liikumisele. Ja tegemist oli grupitöö ikkagi põhimõtteliselt kogu riik tegeles sellega ausalt öeldes valitsuse tasemel vähemalt ja väga palju oli siseriiklikku tegevust. Mitte just teiste riikidega suhtlemist, vaid oma riigiga. See tähendab, et erinevaid loenguid erinevates maakondades, osa neist toimus ka tollal tekkinud NATO ühingu tegevuste raames. Ja eks tuli palju selgitada näiteks Narvas, Sillamäel venekeelsele elanikkonnale, mis on NATO, millega seda süüakse ja miks me sinna üldse läheme. See oli üks suund. Teine oli siis välisriikides suhtlemine inimestega, sest kui ma 2003. aastal läksin Eesti suursaadikuks NATO juurde, siis hiljem pärast meie liitumist ütlesid mitmed kolleegid, et tegelikult nende riigid ei olnud eriti Eesti või üldse teiste uute riikide vastuvõtmise poolt. Nad suhtusid sellesse võrdlemisi skeptiliselt, mis tähendas, et tuli suhelda ka teiste riikidega, selgitada, mida ja miks me teeme. Ja põhitegevus oli tegelikult NATO liikmelisuse tegevuskava täitmine. Mina suhtusin sellesse suhteliselt tehniliselt. See tähendab, et meil oli tabel, mis oli vaja täita siis nii-öelda klikkidega. Et see on tehtud, see on tehtud, see on tehtud. See oli võib-olla üks kõige raskemaid teemasid siseriiklikult, kuna osad poliitikud ja ka kõrged riigiametnikud olid arvamusel, et võime ju ka lihtsalt mulli puhuda. Mäletan vaidlust ühe tollase poliitikuga, ministriga, kes arvas, et diplomaatide asi ongi mulli puhuda. See tähendab rääkida ka asju, mida tegelikult ei ole, selle nimel, et NATO-sse pääseda. Minu seisukoht oli tol ajal, et parem teeme ära ja räägime nii, nagu on. Pikas plaanis ma arvan, et see tegelikult toimis, sest Eesti NATO-sse saades omandas ka maine kui riik, kes kui midagi ütleb, siis ka teeb seda. Ja võib-olla aitas sellele kaasa ka tõik, et digitaalselt suhteliselt juba tollal arenenud riigina esitasime me oma plaanide täitmis. Tulemused üldreeglina NATO kohtumisele CD peal, nii et iga riik, tollal oli CD põhiline infokandja, iga riik võis selle kaasa võtta ja kodus oma valitsusele näidata. Nii et selles mõttes oli see siseriiklik tegevus just nimelt kahe suunaga, üks avalikkus ja teine poliitikud. Mõned riigid, ka mõned lõunapoolsed naabrid püüdsid kasutada olukorda sel moel, et näiteks kui oli vaja näidata kaitsekulutusi, pakuti, lülitame sinna näiteks spordikulutused, kuna sport on seotud ju kaitsevõime tõstmisega, või miks mitte lülitada sinna haridusest midagi, kuna kaitsevõime peab olema tagatud haritud kaadriga ja nii edasi, nii edasi. Eesti siiski vältis neid lõkse ja me esitasime olukorda nii, nagu see oli. Kui nüüd kokkuvõtlikult lõpuks ütelda, mis kõige rohkem meelde jäi meie liitumisest, siis paradoksaalsel kombel ei ole see lipu heiskamine NATO tollase peakorteri sisehoovil. Ei ole ka esimene istung, kus ma istusin juba alalise esindajana nii-öelda alfabeedi korras Taani ja Prantsusmaa vahel, vaid oli hoopis Praha tippkohtumise õhtu. Praha tippkohtumisel teatati, et meid võetakse liikmeks ja õhtuks oli meie tollane suursaadik Prahas pannud kinni meile ühe rahvusliku restorani ja seal toodi meile lauale, arvake ära mis, toodi terve küpsetatud põrsas. Ja pean tunnistama, et inimese mälu on valiv, minu mälu on valinud NATO-sse pääsemise kõige eredamaks mälestuseks selle suurel puuplatel oleva küpsetatud põrsa.